Kes on kunagi kassi pidanud, on ikka märganud, et aeg-ajalt üritab kass välja köhida karvapalle. Uurime järgi, mis asjad need karvapallid sellised on ja mida nende korral ette võtta saab. Tere, Karoliine! No nii palju, kui räägitakse kassidest, ikka aeg-ajalt tulevad jutuks ka karvapallid. Mis värk nende kasside ja karvapallidega on? Tere, Heidi! Karvapallid on kasside puhul üsna normaalne nähtus, eriti just pikakarvaliste kasside puhul, et kuna kassid ju pidevalt hoolitsevad enda eest ja laguvad ennast, ilmselgelt selle keele abil nad viivad seda karvakesiga enda seedetrakti. Ja kuna keelel on selline struktuur, sellised ogakesed on, ehk siis väga kerge on neid karvu endale sisse süüa. Kassikeel on kared ja me teame. Ja lisaks siis, kui me vaatame nüüd pikakarvalisi ja lühikarvalisi kassi, siis üldiselt see probleem on sagedasem just pikakarvaliste kasside korral. Et lisaks, kui nad on tubase eluviisiga, et seda rohkem nad on toas, neil on igav, nad on stressis, et isegi kuskil ärkveloleku ajast kuskil 40% nad võivad ennast lihtsalt lakkuda ja enda eest hoolitseda. No mis siis juhtub, kui minu kass siis aja jooksul endale karvapalli maku tekitab? Seal on ka kaks aspekti, et üldiselt enamasti need karvad siis läbivad selle seedetrakti normaalselt ja väljutatakse. Ja kuna sisaldavad sellist valku nagu keratiin, siis see ei seedu ära. Ning kui need karvu on liiga palju, just pikakarvalised, näiteks pärsiakassid, Maine Coonid, et siis lihtsalt need karvad võivad üks hetk kogunema hakata ja ei väljutata enam normaalselt. Et tihti võivad kassid hakata neid karvapalle välja oksendama, ehk siis sellele viitab selline kõõksumine, öökimine ja tavaliselt sellele järgneb ka siis selle karvapalli väljutamine. Küll aga võib juhtuda, et karvapall ei välju, et sellisel juhul on juba tegemist mingi probleemiga. Et võib ka väga eluohtlikuks see olukord minna, et see karvapall võib jääda siis kinni makku ja on kaks kohta, kuhu see kinni jäämine on täitsa eluohtlik, kui ta näiteks on poolel teel juba väljumas ja ta on see söögitoru suubumise makku kohas või kui ta liigub edasi peensoolde ja on seal ummistunud, et sellisel juhul võib juba olla vajalik arstiabi. Et see kõlab ikka operatsioonina juba? Ja, et kuna sellest lähtuvalt ka kass enam ei söö, muutub selliseks loiuks, lisaks võib tekkida kõhukinnisus ja kuna see karvapall on seal soolestiku sees, siis ka toitained ja vesi ei imendu piisaval määral. No üks asi, mida ma kassi jaoks ära saab teha, on see, et sa hooldad tema karva õigesti, et sa kasutad siis vajalikke kamme ja tegeled tema karvaga ise ka lisaks. Aga teine asi, mida sa saad oma kassi jaoks ära teha, on siis aidata teda toiduga ja toidulisanditega, eks ole? Ja, et eks esmane ongi selline karvahooldus just eriti sellisel soonsel ajal, et pidevalt seda karva hooldada ja selle lahtine karv siis välja ise niimoodi eemaldada. Aga lisaks on siis olemas erinevad toidud, et selle karvapalli toidu eripära on just see, et seal on selline suurem kiudaine sisaldus ja see kiudaine siis aitab intensiivistada soolatööd ja tänu sellele siis neid karvapalli ka paremini väljutada. Lisaks on olemas erinevad kiulisandid, mis saab näiteks konserveeritud kõrvits, erinevad kiudained, et mida siis võib toidule lisada, et neid kiudained siis oleks rohkem. Ja siis on olemas ka erinevad pastad. Et karvapallipastad, neil on enamasti selline õlikompleksis või oleneb õlikomponent ja lisaks siis on mingid lisandid erinevad. Kuidas ma valin endale õige karvapallipasta? Meil on näiteks sortimendis Diafarmi karvapallipasta. Sinna on siis lisatud linnase ekstrakti ja see linnase ekstrakt siis muudab selle karvapallipastaga maitsvamaks just, et kass tahabki seda ise niimoodi süüa. Ja lisaks see tekitab ka isu, näiteks, et kui kass on juba isutu selle karvapalli tõttu, et siis see linnas aitab tal seda isu tekitada. Ja lisaks on seal siis parafiiniõli, mis siis omakorda aitab soolategevust ja seda karvapalli läbitavust siis suurendada. Et kui on ikka juba väga hull olukord, et siis täitsa võib anda seda kuskil 3 korda ööpäevas, niimoodi 2-3 sentimeetrit, võib siis anda kas kuskile toidu peale panna või siis sõrme pealt niimoodi lakkuda. Kas seda võib ka ennetavalt anda iga päev oma kassi toidule juurde panna või siis talle siis sukest rõõmu tekitada ja näpu pealt limpsida lasta? Selle kohta on ka vastakaid arvamusi, et üldiselt kui see karvahooldus ja kõik on piisav, et siis otseselt ei ole seda vaja iga päev kindlasti anda, aga küll, aga kui on pikakarvalised kassid, et siis kuskil 2-3 korda nädalas kuskil niimoodi on optimaalne, et võib selle anda küll, et see ei tõsta kaalu ega midagi paha ei tee. Diafarmi tooted on toodetud Taanis ja see karvapallipasta on siis välja töötatud ühe veterinaari poolt. Et see veterinaar hakkas neid tootma sellepärast, et osad terviseprobleemid on ravitavad ka toidulisandite abil ja seetõttu ta töötas ka välja karvapallipasta, mis siis aitab just nimelt seespidiselt ka ilma ravimata mingisuguseid terviseprobleeme ravida. Diafarmi pakendite puhul on ka see, et nad näevad sellised lihtsad välja, ehk siis lihtsuses peitub võlu ja nende puhul ongi see sisu on just kõige olulisem. Et on rohkem pandud rõhku siis suurepärasele koostisele ja siis vähem sellele pakendile. Ja sisu on just väärtuslik ja kasulik omale.
kui karvapallide põhjuseks, algpõhjuseks on siis just selline igavus, stress, et siis üks asi, mis aitab veel neid vältida, on see, et rikastada selle kassi elukeskkonda, näiteks anda talle erinevaid mänguasju, kraapimispuid, et tal ei tekiks sellist sundkäitumist selle lakkumise näol. Et rohkem tegevust võrdub vähem karvapalle. Jah.